küsida küsimusi. Kuido, räägi järgmine teema on kliendi tuvastuse võimalused. Kas elektri näotuvastus võimaldab? Ei võimaldab. Aga see tähendab seda, et me ei ole seda katsetanud. Vastakest vast 4 tagasi me üritasime siis leida viisi, kuidas klienti tuvastada võimalikult automaatselt ja näotuvastus oli üks sellisest meetritest, mida me katsetasime. Ja sõber Robert oli meil siis modell ja tuvastamise täpsus oli 30% lähedal. Ehk mitte väga täpne. Sõltus sellest, kas habel laetud ja kas müts oli peas või mitte. Ei ole näotuvastusele väga rõngu pannud ja lähiajal näha, et me seda suunda edasi arendaks. Aga me oleme leidnud või siis tegelikult välja töötama muud teised panevad võimalused, mis võib-olla on käepärasemad ja töötavad siis ütleme olulisemalt hindamad kui näotuvastused. Ehk siis jah, järgmine teema, mida teile tahaks tutvustada, on siis kliendi tuvastuse võimalused Eprikasvas, et millised võimalused üldse eksisteerivad, mida te saate kasutada. Ja selline lühikirjast anda, tutvustan ka võimalusi, millega te ilmselt ei ole kindlasti kokku puutunud, aga teie käsutusse õige kohe jõuavad. Ehk siis teeme kliendi tuvastuse nii lihtsaks kui võimalik. Kliendi tuvastus on sellest natukene kiitsuga teema. See andmekaitse määrus, mis kohe jõustub. Mõned ei muuda neid reegleid, mida ja kui palju te tohite kliendi kohta koguda, salvestada. Nendest terminitele ettekannetel üldiselt ka räägitakse. Aga kliendi tuvastus kui meetod ei kao. Ehk siis teil on ikkagi oluline teada, kes teie klient on, keda te teenindate ja milliseid soodustusi ja võimalusi talle pakkuda. Need meetodid ja viisid, mida siis teile koos üle käiks, on siis järgnevad. Kliendi ütlesimine käsitsemine tavapärasel viis, räägime põgusalt sellest. Kliendikaardi lugemine ja skanneerimine, see väljamärk, tuvastamine ID-koodiga, siin neid meetode on lausa 2. Anname siis nõu ka, kui parema meetod oleks. Ja viimane kohe teieni jõudev variant, mis siis võimalus on see, kus klient tuvastab ennast ise e-maili või telefoni teel. Kohvipausi aeg on teil endal võimalus kindlasti sedasama siin ka proovida, et kuidas see asi välja näeb. Peaks olema kõik üles otsida. Et tehniliselt on asi valmis, jõuab teieni õige kohe. Kliendi otsimine käsitsi. Kõige tavapärasem viis, kuidas klienti siis tuvastada, kus siis klient annab teile nende kohta märksamad, need otsingus kasutate, see eesnimi, perenimi, e-mail, mis mõni muu. Päring läheb registrist need otsisõnad alusel ja klient tuvastatakse. Et millistel juhtudel seda kasutada? Kui teil on ka kliendikaart juurutatud, aga kliendikaart on koju kujunenud, siis see ei muuda tõika, et tegemist on teie kliendiga. Klient on ikkagi mõistlik tuvastada, et siis üles otsida. Ehk siis see võimalus on teil alati käepärast. Kõige lihtsam viis, kuidas kliendi tuvastamine võiks käida. Olemused kõige lihtsam. Otsin, klient valgitakse, kliendi lihtne. Hea selle asjaluses on see, et ta ei vaja mitte ühtegi, mitte mingisugust riistvara, ühtegi lisariistvara vaja ei ole. Teenindaja viib selle kliendi tuvastuse läbi. Kliendi saab infotuse. Järgmine viis, mida saab kasutada, on siis kliendikaardi lugemine või siis skanneerimine. Sellise juhul on enamasti kliendi tunnused või siis andmed
mingil juhul mingisugusel füüsilisel andmekandjal, mida siis kas siis loetakse, kas siis skaneeritakse. Ja sellisel viisil kliendituvastus vajab mingit sorti lisariista. Ehk siis seadet, millega oleks võimalik sealt tuvastuselemendid neid andmeid lugeda. Näitest on siis kõige lihtsam kaardisvaiper, mis siis kliendituvastuse läbi viib. Loetakse täiesti suvalise kaardi peal neid andmeid, mis sinna ribahoodele kirjutatud on ja kui kliendi poolt on sellega kattud, kliendituvastus ellu viib. Kliendi tuvastamine ID-kaardiga. Eestis on see ID-kaart järjest rohkem leviv viis, kuidas kliente siis klientide endale registrisse kanda, ehk siis kasutatakse ID-kaarti kui kliendikaarti. Sellest enam ettevõtted liiguvad selles suunas, et sellised kliendi rahakoti plastikut täis toppimine ilmselt ei olegi kui mõistlikum viis. Ja see, mõneti maailma mõistes unikaalne võimalus kasutada ID-kaarti kui kliendikaarti on Eestis väga okei. Nüüd selle tuvastamise poole peal on siis tõepoolest vajalik siis ikkagi seda lisariistvara, milleks on siis ID-kaardi lugemine. See vast on enam kõigil olemas. Või siis teise variandina on võimalik kasutada makseterminit ka ID-kaardi lugemine. Ma loodan, ma ei tee pankadele liiga, aga ma soovitaks tõsiselt ikkagi seda ID-kaardi lugemine. Sest see makseterminal on eelkõige ikkagi mõeldud pank- või kaardimaksete teostamiseks. Ja endast ka kõhutunne ütleb, et see ID-kaardi lugemine makseterminaliga on pigem olnud selline kõrvalobistus ja väga suur projekt. Et ma soovitaks kasutada oma töös ID-kaardi lugemine. On oluliselt kindlam viis. Ja eeldus ilmselt sellest integratsioonirakendusest, sepsist meil tänases ettekõnetust suurt juttu ei tee. Paljud ilmselt teavad, et see eksisteerib, tegelikult on see selline lisatarkvara, mis on siis sillaks selle pilvepõhise teenuse ja dialoogiga ühendatud riistvara vahel. Aga eelduseks, et see ID-kaardiga kliendituvastus saaks toimida, on see, et see tarkvara teadaks tööd. Mul on küsimus. Palun. Meil on üsna mitu kooli ja meil on plaanis. Aga millegipärast osad kooli ei hakka tööle sellega. Et me ootame juba kuu aega. Sain sellekohase väga hea märkiga eile. Ilmselt me räägime samast asjast ja oleme tarvitusele võtnud meetmed, et tuvastada, mis selle on. See on müstika. Kohati ongi müstika, mis teeb kassa väga eriliseks või miks ta on nagu ka elemendina väga keeruline, on see, et väga palju kassa tööst mõjutab ka see teie arvates installeeritud tarkvara, mõjutab see riistvara, teie arvutivõttu. Et selliseid võib olla täitsa mingid juhte, kus võib olla teatud sorti erisusi, aga me leiame seda lahendusi. Ehk siis ma eile juba võtsime mõningad meetmed tarvitusele, et tuvastada, mis on see põhjus, miks see kaardi lugemine. Et teie mõnes arvutus ei lugemine. Tegelikult oleks selline osa aegust, tuleb lihtsalt kaasa liiga pikk aeg, et inimene käsiks teine kaardiks mõnes kohas. Ja tõsi. Ja
meie tegelikult tahaks teile kohe seda info anda. Aga ka selle kaardi andmete lugemisel sõltume me osadest teistest elementidest, mille tõttu mõningased viivitused võivad esitada. Ehk siis järjekordselt me ei saa selle konkreetse ID-koodi puhul nagu soleerida, vaid me sõltume teatud muudest lisadest ka. Kiirendame nii kiireks kui võimalik. Ehk siis näiteks nende pangakaartidega, mida makseterminalide ID-kaardi tuvastuse juures. Me oleme erinevate teenusepakkujate vahel kasutanud erinevaid meetmeid. Jaa, aga see põhimõte tegelikult sama. Et ühel juhul teenid ütleb, et ma tahan tuvastada. Siis sellisel juhul käisin kähku, teenid ütleb, et ma tahan tuvastada, teen panna kaardi, tuvastus toimub kohe. Mida meie soovisime jõuda on see, et keegi ei pea lihtsalt nuppu vajutama. Ehk siis kaart läheb lugejasse, keegi tuvastatakse, keegi ühtegi ületusliigutus tegema ei pea. Seda on võimalik kiirendada, see on väga hea tähelepanu, kui jätan selle meelde. Ja kindlasti vaatame, mis me omalt poolt teha saame, et see tuvastuse protsess oleks nii kiire ja nii valutu kui vähegi võimalik. Ma saan aru, et see 2 terminaliks on kiire. Sõltub, millisest makseterminist me räägime. Liidestatud praegu on ta meil siin Nixori terminaliga ja Swedbanki Genico terminaliga, millega on võimalik neid ID-kaardi andmeid lugeda. Selle Swedbanki Genico terminaliga me proovisime jälle seda valgutud viisi, kus teenindajale ühtegi lisakohustusi ei kaasne, siis kas see kaart terminali ja tuvastus toimib. Nixori puhul lähenesime asjale, ehk siis õppisime natuke oma vigadest, pisut teised, ehk siis teenindajale, ma soovin kliendi tuvastada. Milline see nüüd see kõige parem viis lõpuks kokku koorub, mul on praegu raske ennustada. Ma ise olen pigem seda meelt, ja vähem kõike seda varem on. Ehk siis, kui seda saaks võimalik lihtsalt teha, siis selles suunas töö käib. Tähendab, ikka on väga hea, aga küsimus sellest, et kas 20 sekundit tuvastada, on see käsitses, ma lõpuks käsitses üldse. Ja nagu ma ütlesin, et vaatame, et kohe piisab selles suunas, et see protsess oleks nii kiirega võimalik. Et seal on jah, tõepoolest märkus selles mõttes on õige, on väike ajaaken, näiteks ka väike intervalli, kus need kaardiandmeid küsitakse, sõltub ka veel paljudest muudest lisadest samamoodi. Aga väga hea tähelepanek, vaatame, et järgmistes versioonides seda oleks veel kiiremalt. Ja väike video ka. Kuidas see välja näeb? Võimalus on, nagu nägite, kuidas see ID-kaart lugeda, see on 4 tükki. Ja see kõige tavapärasem ID-kaardi lugejaga kliendi tuvastamine. Testisime üle, kaardilugeja töötas, viime läbi kliendi tuvastuse. Nüüd, kuidas kassa käitub? Kui klient sisestab ID-kaardi ja ta ei ole see kliendiregistris olemas, siis kassa pakub võimalust klient kohe kliendiregistrisse kanda. Mingid lisaandmeid juurde panna vaja ei ole, ees-perenimi, sünniaeg, seal on tegelikult seal ID-kaardi pealt kätte saadavad. Ehk siis teenindajal on väga lihtne klient registreerida teie kliendiregistrisse. Ja kui klient on juba eelmine registris olemas, siis järgnevate teenindajate puhul, siis seda vahetappi enam ei ole. Klient tuvastatakse kohes. Makseterminaliga asi nende laias laastus näeb välja samamoodi. See konkreetne näide, mida siin videos näete, on siis pisut erilisem variant. Ehk siis, kus teenindaja ütleb, et ma alustan kliendi tuvastuse protseduuriga. Kui me näete sinna see kollane nupp muutus ID-kaardiks, ehk siis teenindaja
ütleb terminalile, alustan kliendi tuvastuse protseduuriga. Muud tegevused on täpselt samasugused. Ehk siis kaart läheb terminali, makseterminal saab aru, et tegemist on ID-kaardiga ja klient tuvastab. Seda ikka lõpuni ei näita, aga protseduuriliselt täpselt samamoodi. Klienti pole, pakutakse võimalus kliendi registrisse lisada, antud juhul siis mina. Ja edaspidi olen ma teisel. Millised andmed ta kirjutab? Eesti perenimi ja isikukoodi kasutatakse kui kliendi koodi. Isikukood, mitte kaardi. Ja see ongi kaks asja. On code, et see on ingliskeelne, mõlemad väljad. Siis kaart ühtlasi sellise ID-kaardi puhul oleks ju tegelikult kaardinumber ka minu nii-öelda kood. Aga kui kaardinumber on varasemalt olemas, või kirjutas üle? Ei kirjuta, sest klienti sellisel juhul ID-kaardiga mitte tuvastada ei muidugi leida. Ehk siis, kui soovite klienti ikkagi selle ID-kaardiga tuvastada, siis peaks isikkood emal väljas eksisteerida, muidu seda tuvastust ei ole võimalik ellu viia. Nii. Ja siis uuem teema, mida te veedele kasutada saanud, aga mitte kohe teile ei jõua lõunapausi ajal. Meie tehniline tugi saab teile demonstreerida, seda ise saate proovida, kuidas see asi reaalselt perre näeb, ja siis me räägime täiesti uuest viisist, kuidas kliendi tuvastust Delfi-kassas läbi viia. Ja meetode või viise, mida me näeme, mis on siis esimeses järgus realiseeritud, on siis kliendi tuvastamine e-mailiga või siis telefoniga. Ja selle juhul ei vaja teie mitte mingisugust lisalistuvat. Klient valib tuvastusviisi ise ja tuvastab ennast Delfi-kassas oma seadusega, ehk siis vastusoleva telefoniga. Ja see, mida e-mailiga tuvastuse viis ilmselt väga suurt rakendust koheselt ei pruugi leida, küll aga kõne helistamise peale tuvastamine toimub. Räägin taustast ka natukene, kuidas see tehniline pool välja näeb. Kui klient helistab telefoniga numbri, mille hetki annab teie igale kassale, ehk siis iga kassa peab telefoni numbri, siis kliendi telefoni number on aluseks kliendi tekitamiseks või tuvastuseks. E-mail täpselt samamoodi. Iga Delfi-kassa saab oma unikaalse telefoni numbri, kuhu saab helistada. Ja siis näide. E-maili on kaks. Seadet on kõrvuti. Ühes aknas saadsin e-maili, teises aknas tuli klient. Ehk siis e-maili näite puhul on siis saatja e-posti avaks see tunnus, mille järgi klient kassast tuvastatakse. Kõige lahedam viis on see, et klient helistab numbrile, mille siis me anname igale Delfi-kassale. Ja kliendi tuvastus viiakse siis läbi telefoni kõne peale. See on vast kõige parem viis. Mingit lisariistvara vaja ei ole. Tõsi, kui mis software'is töötab, ei tööta. Ehk siis, aga tavaolukordades ma arvutan internetiga ühendatud täiesti toimiv lahendus. Ehk siis selle palun. Kui seda telefoni asja nüüd kasutades tähendab seda, et eelmalt juba me ikkagi käsitlesin, et kliendi andmed või mis on siis vaja? Just. Olemuselt käitub täpselt samamoodi nagu ID-kaardiga tuvastamine. Ehk kui
mul ei ole, sa ei ole selle kliendi kuidagi oma kliendiregistrisse kandnud, siis kassa avab selle kliendi muutmise või selle redigeerimise akna, kus siis saab selle kliendi andmed sisse kanda. Telefoninumber ja muud asjad on juba eeltäidetud. Ehk siis kuidas? Näiteks siis perenimi, kui teil on tarvitus panna siis klient lisades juurde, et telefoniga autentimise juures ainuke asi, mida me saame teada, üldse saame teada, kui te helistab keegi teile, siis on telefoninumber. Paraku teisi asju seal ei ole, e-mailiga vastupidi, siis teistpidi on siis e-posti aadress see tunnus, mille järgi me saame klienti tuvastada. Et sellise viisi kliendi tuvastamine, mina ei ole seda autor, aga see jõuab kõikide EFI kasutajatele. Selline on minu sõnum. Ja lisakestvara? Ei ole arvestatud. Üldse ei ole vaja, midagi ei ole vaja. Tõsi, siin on, see on sellisel viisil kliendi tuvastamine, on nagu tohutult palju selliseid uusi lisavõimalusi, mida me ise ka võib-olla veel kõik ette ei näe. Ja sellisel viisil kliendi tuvastus me kindlasti arendame edasi. Kas on näiteks see, et klient saab panna ennast virtuaalsesse järjekorda või mis iganes, tegelikult siin fantaasial nagu piire leida on väga keeruline. Ehk ma arvan, et see tuleb üks parimaid ja kõige mugavamaid viise, kuidas kliendi tuvastus võiks välja näha. Palun. Kui see telefoni tuvastamine on, see peab välja samal ajal tehingu pooleli. Just. Kui tehing on pooleli ja klienti ei ole tuvastatud, siis klient tuvastatakse. Kui tehing on pooleli ja seal on juba mingi klient nii-öelda tuvastatud, ehk siis valitud, seda uut sisse tulevat klienti ei valita. Aga, nagu ma ütlesin, selline virtuaalse järjekorra tekkimine võiks tulla. Jah, see võimalus on olemas, aga ma arvan, et keegi tüdib alati sellest ära. See võib seda, et see numbri jätab telefoni alles, aga selles mõttes virtuaalne järjekorra teke ilmselt oleks siin kohane. Ja umbes taolist meetodi või taolist klienditoostust isikasutust leibal Ameerika Ühendriikides. Tõsi, mitte telefoniga, natuke teistel viisidel. Seal on mingi ka näokoostud elemente sees. Aga me oleme võtnud siis nagu selle parima osa meetodist, mis kliendituvastuse juures võiks kasutusele tulla. Ja see tuleb kindlasti. Need numbrid tulevad teie poolt? Jah, need numbrid saavad iga äppli kasutada. Kas see on mingi eritariif? Ei ole, see jääb väga seda. Ja siis, kui esimest korda ütleme ennistad, et see isik, ma täidan selle ilmuva pilkakene ära. Lisa, jah. Sinna, ja see läheb ka kõigisse mu teistesse kassadesse. Just, kõik tuleb. See läheb kohe läheb tegelikult teie ettevõtte kliendiregistrisse ja kõik need andmed on seal olemas. Ehk siis need lisaandmed on lihtsalt need andmed, mida te veel kliendi kohta peate vajalikuks juurde talletada. Aga kui on teistel variandil mitu koodi ainult, siis see klient peab kõik need numbrid, kui ma olen teises linnas, siis ta peab need numbrid endale ära saamistada. Ei pea. Ma loodan, et ei pea. Siin ma arvan, et ei ole isegi väga tehnilise lahenduse vaja. Kas on mingisugused sildid, kleepsud või mis iganes muu, mis on siis poes tegelikult kliendi poole ja siis sealt klient tegelikult teeb selle valiku. Number on unikaalne, mitte ettevõtete kaupa, vaid kassade kaupa. Ma mõtlengi, et siis peab hakkama kõigepealt valima ja müllama. Põhimõtteliselt jah, ta vaatab, kas on vaja helistama ja siis selle mõnes tegema. Aga lihtsalt jällegi minu arvates ma väga usun sellisel viisil kliendi tuvastusse. Et ma arvan, et see on midagi täiesti erilist. Eestis on kasutusel ennustasku. Ei ole isegi sellisel viisil kliendi tuvastust. Jah, aga siis tegelikult tehniliselt
kliendisarvesse paneme mingi rakenduse, mis siis läheb mingisugusesse kohta, mida klienti sundida midagi oma telefoni juurde panema. Ja, aga siis peab olema jällegi see tekitatud meetod, kuidas see andmeühitmine kaudu see tuvastus, mis toimub, kliendi kood või siis NFS-i tunnus, eks ju, peaks sinna jõudma. Me ei ole selles suunas üldse väga tähelepanu pööranud. Et jah, see põhi ja on järjest enam, et on olemas jah, aga viis või meetod, mida me Eestis nagu üritame jõuda on see, et kellelgi ei ole mingit lisaasja sisse lülitamise kohustust, millegi installeerimise kohustust, vaid ainult kasutamise. Ja seda, kuidas see telefonide välja näeb, on võimalik siit väljast ka siis ise läbi proovida, täiesti reaalselt. Peaks meil. Kas on veel küsimusi? Kas te selle helistamise ajal on tohib ainult telefoninumbrit? Jah, see on... Kui teil on see klient eelnevalt olemas selle numbriga, jah, tõsi, et on näiteks, et kui mina olen teie klient, mul on saada selleks, eks ole, ma olen teie klient ja te olete minu juba selle telefoninumbriga oma kliendiregistrisse kantud ja ma müün selle oma numbri Martile, siis on Martil teie klient. Ehk siis me oleme mõlemad teie kliendid, tõsi. Ja, siis on mina lisun korra, jah. See, jah, palun. On küll veel, võib-olla see ära lõpus see viimane teema, et kui see kliendi tuvastamine kasvab kõik meetrid, aga nüüd tahaks küsida juurde, eks ju, e-posti aastaid, integratsioon, näiteks e-poel, et need andmed, et e-aadress on see, aga kas see kliendi näidik, kas on võimalik küsida kliendid sealt nii-öelda nõusolekud nii-öelda tuvastamiseks Jaa, tõsi on video. Jaa, video on õige küsimus, sain väga hästi aru. Et tõsi see on, et need sellised piirangud on selle andmekaitse üldmääruse rakendamisega tekkimas. Omalt poolt on Erpli võtnud üht oma teist tarvitusele. Ja minu teada, ma nüüd võin natuke eksida, ka mõningad vahend välja töötanud või töötamas. Kas nüüd otseselt kassasse tekib see viis nii-öelda kliendi nõusoleku saamiseks? Ma veel ei oska öelda. Sest kuidagi see klient... Jah, vihita on alati võimalus jah, aga ilmselt tuleb ikkagi jah vaadata selles suunas, et leida mingisugune tehniline lahendus. See andmekaitse üldmäärus ei kaota kliendi tuvastust või viisi ära. Telefoni number, kui see, toome näiteks oma selle telefoniga kliendi tuvastuse, siis klient otsustas, et mina helistan. Põhimõtteliselt mina ütleks nõusolek saada. Ehk siis väga palju läheb tõlgendamise peale, aga ilmselt siin saavad minust parema juriidilise haridusega inimesed täpsustada tõesti. Ehk siis kui klient ise valib tuvastusviisi, siis mina kaudselt tõlgendaks seda tõesti niimoodi, et ka klient on andnud nõusoleku selliste tuvastusviisi toimimiseks ja ühtlasi andnud mulle ka selle tuvastuse elemendi. Antud juhul siis, kui me näiteks selle telefoniga tuvastamise juures oma telefoni number. Lisaandmed. Sellist lahendust on ära tahvel arvutis, et vaadata ette, ja paneb sinna liigutuse tekst, et jah, ei, ja nõusolek saanud. Ma hetkel ei ole, vastab tõele. Oleme, ma tean, kaalunud väga paljusid variante. Kõik ei kasuta neid näoga kliendi poole suunatud, siis me otsime seda suurt ühisosa, kuidas seda siis ellu viia. Ja ma tänu nüüd pressid peale kohvipaus tulemas, aga kellegi on lisaküsimusi, mingid tähelepanekuid, põimid üles otsida, olen siin sama vastanud.
no nii, teeme siis kokku.